Tere kõigile, alustame tänast veebiseminari ja minu nimi on Dagmar Narusson ja me oleme siin koos Kaire Mertsiniga. Kohe näitan ennast ka järgmisel slaidil. Ja ma alustan ja räägin koostööst ja koostööprintsiipidest. Viin meid sellesse teemasse sisse ja seejärel me jätkame Kairega koos. Ja siis juba sellises vestluse vormis kus me räägime ka näiteid ja kogemusi ja mõtestame koos. Aga siis kõigepealt sisse häälestumine teemasse. Nagu ma ütlesin, et mina olen Dagmar Narusson, töötan Tartu Ülikoolis Ühiskonnateaduste Instituudis ja olen kogukondade uurimisrühma juht. Ühtlasi olen suhtlemistreener ja avatud dialoogi superviisortreener ka. Ja miks see teema minu elus oluline on, sellepärast, et nüüd päris pikalt, ma arvan, et 6-7 aastat olen ma siis bakalaureuseõppes lugenud ainet suhtlemis- ja koostööoskused. Ja selle aine osaks on ka täiesti praktiline oskuste õpe ja suhtlemistreening. Ja see tähendab seda, et kogu aeg tuleb mõelda koostöö peale ja siis järjest uutele noortele inimestele teha see teema tuttavaks ja julgustada neid koostööd tegema. Aga nüüd, kui mõelda selle sõna peale koostöö, siis on väga ilus sõna tegelikult eesti keeles. Ja ladinakeelne vaste on collaboratio, ehk siis sisaldab neid tähenduse mõttes samu mõisteid, samu termineid. See tähendab koos ja töötamist, nii et vaja on tegelikult osapooli, erinevaid osapooli. Kui me võtame siin 2 osapoole vahelist koostööd, et siis mõlemat osapoolt on vaja ja hea, kui neid on samal määral. Vahel unustatakse see ära ja siis nagu üks osapool tahab, aga teine on kuskil nagu kaugel seal tahtmisega. Ja teiselt poolt on ta töö ja see töö sisaldab endas tähendust, et see on protsess ja ta on ka tulem. Ehk siis see koostöö kannab välja, kui on osapooled, kes mõlemad panustavad või kui need osapooli on rohkem, et nemad panustavad ja teadvustavad ja siis on protsess ja tulemus. Oluline koostöö puhul on usaldus. Ilma usalduseta koostöö ei kanna, aga me peame arvestama sellega, et usalduse tekkimine nõuab aega ja pingutust. Me täiesti inimestena teame, ma arvan seda igaüks, et see usaldus ei juhtu niisama. Ja see tähendab see usaldus 2 asja, 2 eraldi faktorit. Esiteks see, kes hakkab koostööd tegema, tal peab olema usaldus oma võimete vastu, et jah, ma kannan selle koostöö välja, ma saan sellega hakkama, mul on need võimed olemas ja usaldus ka teise osapoole vastu. Aga see usaldus teise osapoole vastu sõltub jälle varasemast usalduskogemusest. Et kui on olnud selliseid valusaid koostöökogemusi või usalduse kogemusi, siis inimesed võivad olla väga ettevaatlikud ja vahel on ründavad, vahel on kaitses. Ja see on see asi, mille peale tuleb siis mõelda, et milline mu usalduskogemus on ja kas ma usaldan teist inimest, kui ma hakkan temaga koostööd tegema. Ja ka pädevused, et teise pädevused, et kas tal on olemas vajalikud teadmised ja oskused, et minuga koostöösse asuda. Nii et siin on sellised mitu olulist kihti sees. Siis koostöö tähendab veel nii endast kui teisest hoolimist. Ja see tähendab seda veel, et siin selles koostöös on sees suhtetasand. Ja siis ma hoolin endast, ma hoolin teisest, ma ei lähe sellesse võitlusesse, ma toon selle horisontaalse ekspertsuse sisse ja ma mõistan, et selleks, et ma saaksin head koostööd teha, on mul vaja teist inimest, ma väärtustan seda suhet. Et see ei ole lihtsalt selline instrumentaalne tegevus, et ma annan info edasi ja nõuan midagi ja teen kiiresti kokkuleppe, vaid teadvustan, et jah, seal on teine osapool, ta on seal inimesena, ta on ühe kollektiivi esindaja, ta on ühe organisatsiooni esindaja.
et kõik need tasandid tulevad temaga kaasa, aga tema inimesena on tähtis. Siis, et mõlema osapoole töö ja panus on väärtuslikud ja see on see töötasand, et kui me hakkame tööd tegema, et siis ma ei saa seda tööd üksi ära teha, mul on oluline, et teine teeb omalt poolt vastu ja vahel see töö ei ole kummagi osapoole poolt väga mahukas, aga ta on olemas ja sellega peab arvestama. Vahel on neid kokkuleppeid vaja, siis ikkagi mõlemat osapoolt vaja või siis millegiga vaja toimetada, aga see töötasand on olemas. Ja siis ka see, et mõlemad võidavad koostööd, et ka see tulemuse tasand, et üksi ei saa ega saavuta nii palju, kui me saavutame koos, et mõlemad võidavad koostööst, et siin on nagu mitu tasandit sees. Need on justkui nad toimuvadki meie peas ja meie ka kui isiksuste ka ja nad on käitumuslikud ja mõtlemise tasandil, aga me toome need sisse sellesse koostööprotsessi. Koostöö hõlmab ka uskumust, et koos töötamine pakub võimalusi leida kõige parem lahendus. Ehk siis ma ei lähe koostöösse kompromisse tegema, siis me kaotame mõlemad. Ehk siis mõlemad osapooled on pärast rahulolematud, et ma pean järgi andma ja mulle ei meeldi see, mida me teeme tegelikult. Ma sellisel viisil üldse teha ei taha, aga olgu, ma teen kiiresti ära sellepärast, et see ei vii edasi, see ei kanna, see ei toida seda suhtetasandit, et kõige parem lahendus on, kui säilitada selline avastuslikkus ja uudishimu, et oot, ma tahan, et see, mida ma vajan, on selles koostööprotsessis sees ja oot, ma kuulan, mida see teine osapool tahab ja võib-olla me leiame siis kõige parema lahenduse, mis just selles ainulaadses olukorras ja näiteks nende inimeste puhul või siis selle lapse või noore puhul töötab või nende kahe organisatsiooni puhul hästi töötab. Jah, kui niimoodi mõelda, nagu ma ütlesin, siis võiks öelda, et jah, koostöö eeldab aega ja ta eeldab meie energiat. Aga samas ma natukese aja pärast räägin ka sellest, et kui targalt käituda, siis me ei pea kaotama aega, vaid me investeerime seda aega targalt ja oma energiat targalt. Ja nüüd koostöö 5 printsiibist, et kuidas me siis saavutame selle hea koostöö või sellise toimiva koostöö. Tegelikult tahakski öelda, et elu on nii mitmekesine ja nii kirju, et vahel tasub ka kogeda mitte head koostööd, et siis saada aru, et millega ma nagu rahul ei ole ja mis mulle ei meeldi ja mida ma tahan, et see oleks teisiti. Et ka ma vahel nagu pööran tähelepanu nendele halbadele koostöökogemustele, aga siis olen täiesti teadlik, et mida mina seal teen ja mida teine osapool teeb. Ja see on alati selline õppimise moment, et kuidas siis edasi liikuda või mida veel teha. Esimene oluline asi on, et saavutada selles koostööolukorras selline tasand ja platvorm, et me mõlemad osapooled saame aru, et see teema või see asi, millega me tegeleme, on meile tähtis. See omakorda tegelikult eeldab, et koostöö on nendele mõlematele organisatsioonidele konkreetselt tähtis, et ei ole nii, et üks organisatsioon on nagu valmis koostööd tegema ja selle kultuuri osaks on see, et jah, teeme selle teise organisatsiooniga koostööd, aga see teine organisatsioon ei taha väga palju investeerida oma siis põhitöös, et nad võtavad seda nagu lisaasjana või sellise tülika asjana, et tuleb kellegiga veel koostööd teha. Et siis ei toimi, et kuidas saada nagu sellesse olukorda, et mõlemad saavad aru, et jah, see teema on tähtis ja siin on vaja koostööd. See võib tunduda väga triviaalne, aga see on nagu niisugune huvitav võtmekoht, et kui niipea, kui see on nagu teisejärguline või 10-järguline või ma ei tea, 50-järguline see koostöö, siis tegelikult juba saboteerime selle hea koostöö ära. Me peame viima või leidma selle võimaluse, et see koostöö ja see teema, mida siis koostöös on vaja ära lahendada, on tähtis. Teine on see, et mõlema vaated olukorrale väärivad tähelepanu ja siis
see toob omakorda sisse avastuslikkuse. Ehk siis, et koostöö ei toimi, kui ühel osapoolel on väga selge arusaam, kuidas me koostööd koos peame tegema ja see üks osapool läheb teisele seda pakkuma või nagu maha müüma või nagu saama ühte paati, et teeme nii, nagu mina tahan, sest et ma tean, et see töötab. See ei vii edasi, et jällegi siin on see taotlus vajalik, et jaa, mina näen seda koostööd ja meie organisatsioon ja meie kollektiiv näeb koostööd nii ja me tahaksime panustada siia sel viisil, aga kuidas teie tahaksite koostööd teha või kuidas teie organisatsiooni kultuur või teie kollektiivi töökultuur näeb ette, et saab koostööd teha. Ja siis uudishimulikult kuulata, et kui säilib see uudishimulikkus, siis on võimalik avastada täiesti huvitavaid nüansse ja tullagi nagu keskpõrandale kokku ja saada aru, et ahaa, meie teiega teeme seda koostööd nüüd sel viisil. Nii et see on ka põnev ja avastuslik, aga siin ei tohi ennast lukku mõelda või nagu ette ära mõelda, et ainult nii ja mitte teisiti. Kolmas on aja ja energia investeerimine, just selle teema või selle vajaduse, mis tuleb siis koostöös, millele tuleb leida hea lahendus, selle tundma õppimisele, selle lahenduse leidmisele. Ja see on pigem tegelikult energia. Vahele ei võta see üldse palju aega, aga seal on vaja meie kui inimeste energiat investeerida. Et ma kuulan, ma panen tähele, ma pingutan oma aju, ma mõtlen, mis me nüüd tegema peame, ma mõtlen oma organisatsiooni kultuuri peale, et kellega ma pean rääkima, kellega on vaja kokkuleppeid teha, missugused regulatsioonid toetavad või piiravad ja mida ma nendega teen. Et see tahab tähelepanu. Aga see on võimalik. 4. on suhete tasandi väärtustamine. Ja see tähendab seda, et mõelda sellest koostööolukorrast kui pikaajalisest suhtest. Selles mõttes, et isegi kui see konkreetne tööperiood tundub piiratud, aga me kunagi ei tea, kuna on ühe uue teema või uue lapse või uue noore või siis kahe organisatsiooni koostöö pärast vaja uuesti kokku tulla. Ja sellepärast see suhte tasandi väärtustamine, et loon suhte, häälestades ennast selleks, et see on pikaajaline, ta ei pea olema intensiivne, me ei pea kogu aeg suhtlema, aga ta kestab ja ta võiks kanda läbi aastate või läbi perioodide. Ja siis see suhtetasand tähendab ka seda, et kui need koostööolukorrad, siis ka koostööd lõpetades või seda koostöö jutuajamist ja kohtumist lõpetades ehitan silda, et meil oleks järgmine kord jälle hea kokku tulla ja jätkata. Ja siis see algus ja see lõpp ja protsessi keskel ka vahepeal metatasandil arutamine, et kuidas meil läheb. Need on olulised tööriistad. Sest mitte midagi ei juhtu iseenesest, et meil tuleb teadvustada, kuidas meil läheb, mida me teeme. Ja 5. on ratsionaalsus. Ja siis selles koostööolukorras tuleb olla täiesti ratsionaalne. Ja see tähendab teiselt poolt ka seda, et olla loov lahenduste leidmisel ja siis teadvustada või teada, et oma valdkonnast, kui on just erinevate valdkondade organisatsioonid või spetsialistid, kes teevad koostööd omavahel, et kus on minu organisatsiooni nagu lähtevajadused või mida meie vajame, mismoodi meie töötame ja milline on selle teise organisatsiooni lähe või valdkonnast tulenev vajadus ja kuidas need erinevad on ja kuidas me saame vastastikku arvestada ja leida siis need loovad lahendused. Et me ei lähe nagu muutma teist valdkonda või teist organisatsiooni, sest seal on oma loogika ja on väga selged põhjused, miks ta niimoodi töötab, aga et otsida seda, et milles me oleme erinevad, kus see lähe on ja olgu, et kui me koostööd teeme, kus me nagu saame tulla kokku või mis meid liidab.
Ja see käib kokku selle suhte tasandiga, et me peame teatud infot ise enda, oma organisatsiooni, oma kollektiivi kohta andma teisele osapoolele ja mitte eeldama, et ta teab. Ja siis ka olema avatud, et olgu, meie harjumuspärane töötamise viis on selline, aga kuna me töötame nüüd väljaspoole ja teise organisatsiooniga, siis mismoodi me oleme loovad, aga samas ratsionaalsed ka, arvestades kõiki ressursse. Ja nüüd see moment, kus ma ütlesin, et kuidas saab aega kokku hoida või nagu targalt kasutada ja oma energiat ka, siis selles osas on oluline, et me märkaksime vastastikusust omavahelisest suhtlusest, sest et koostöö määrab ära suhtlemine ja suhtlus toimub ikkagi konkreetsete inimeste vahel, kuigi need organisatsioonid ja organisatsiooni kultuurid ja sõnumid sealt organisatsioonist või juhtkonnalt või kolleegidelt on kogu aeg meiega kaasas, aga siiski me suhtleme inimestena, indiviididena. Ja siin on oluline teada, et kui on nagu minu kord näiteks selles koostööolukorras vastata, siis ma pean kas küsimusele vastama või infot andma, kui see kord, et siis ma võiksin hoida meeles neid põhimõtteid, et hoian fookust, sest liigsed detailid ja laialivalguvus, need on hea vestluse surm, vestluskaaslane kaotab huvi ja ta ei saa kunagi olulist teada ja siis me kaldume väga kõrvale. Hoida sisu ja info lühike. Nii et alati on olemas selle info kohta või selle loo kohta või selle info kohta, mis tuleb edasi anda lühike versioon ja pikk versioon ja hea on võtta see lühike versioon. Kuigi ma tean seda pikka versiooni ka ja ma võin sealt kilde anda hiljem, aga sujuva vestluse huvides on lühike versioon parem. Siis hoida vestlus huvitav, et keskenduda just, et mõelda sellele, kes kuulab, kes peab selle info vastu võtma ja keskenduda just nimelt sellele teemale ja sisule, mis tal on huvitav ja mida tema tegelikult vajab. Ja siis hoida ka kohasena, et hoida meeles, et kuulajad võivad minna mõne mõtte peale kaitsesse. Ja kui inimene läheb kaitsesse, siis ta muutub agressiivseks. Ja siis tuleb väga hästi valida tooni, häälestuda enda sees, seda perspektiivi hoida. Ja valida sõnu ja hoida sellist turvalist õhkkonda ja olla tundlik vestluspartneri suhtes, sest et kui me tahame koostööolukorras, et asjad kulgeksid paremuse poole, siis ma pean hoolitsema enda eest ja ma pean hoolitsema ka selle teise osapoole eest, et ta ei peaks mind hakkama ründama sellepärast, et ta tunneb, et see juhtub tegelikult, et inimesed endale teadvustamata lähevad kaitsesse ja siis hakkavad ründama. Ja mitte anda liiga palju infot ja kui on nagu uued koostööolukorrad ka, siis doseerida seda, kui palju isiklikku infot või see isiklik ei ole isiklik, aga see on mina isikuna oma organisatsioonis, et ka see on tegelikult isiklik info ja siis vaadata, et kui palju infot anda, mis on tark. Ja siin on ka üks link, mille Kaire pani, see jääb siia slaidile alles ja te saate hiljem slaide, saate seda materjali juurde vaadata. Ja nüüd mina lõpetan siit jagamise ja mõtleme koos edasi. Nii. Olen kohe oma kaamera. Jaa, just. Nii, nüüd vist on paslik öelda tere ka minu poolt kõigile kuulajatele, et Dagmar on teinud väga toreda sissejuhatuse meie tänasele kohtumisele ja mis seal salata, see teema on tegelikult täna väga selline põnev, väljakutseid pakkuv, kindlasti kõiki neid pingestavaid olukordi loov ja see paistis ka kenasti teie nendes küsimustes välja, et kust otsast kogu seda lõimingut kusima hakata, aga mina olen Kaire Mertsina, Pernova hariduskeskuse direktor ja püüan teiega siis täna jagada siin oma mõtteid nende printsiipidest lähtuvalt, et kuidas saaks või kuidas võiks või mis see meie kogemus sellest koostööst on, et räägin palju võib-olla siis enda
enda kogemuslikust loost Bernova juhina, aga kindlasti on mul ka vaateid, kuidas me täna Pärnus nendega toimetame ja kuidas seda lõimingut on võimalik siis tegelikult teha väga palju ja väga mitmel ja väga erineval moel ja mitte üksi ainult sellisel viisil, nagu meile tänase ministeeriumist kohustusena paistab, et uue võimalusena. Aga võib-olla, no ma ei tea, et kas me läheme sealt nendest algustest päris minema, et võib-olla selline minu kogemuslik lugu võiks tegelikult alguse saada sellest usalduse kohast. Et kui see küsimus on ka, et millest siis üldse nagu peale hakata või millega me siis üldse tegeleme või et siis minu enda fookuses on olnud ikkagi selle aja jooksul kõige olulisem ja kõige tähtsam noor ise. Ja mulle tundub, et kogu selles seaduste rägastikus ja oma õpimeetodite ja väljundite võrdlemises kipub see fookus paigast natukene ära minema, et oleme hädas natukene rohkem oma egodega ja oma väljunditega ja oma mõtetega kui sellega, et kelle heaks ja mis eesmärgil me hakkame üldse seda lõimingut ellu kutsuma. Ja minu mõte on olnud nagu see, või unistuste projekt, et Pärnus oleks väga tore, kui me ei mõtleks niimoodi, et on minu lapsed ja minu kooli lapsed ja siis on selle teise kooli lapsed, vaid tegelikult meil on Pärnu linnas meie ühised lapsed, kelle hea käekäigu eest me seisame ja kes ringlevad meie hariduse orbiidil sellisel viisil, et me kõik saame nendest lastest puudutatud. Ja see on justkui nagu selline spiraal, see hakkab sealt alusharidusest tulema ja jõuab siis meie linnas siis kuni kõrgkoolini välja. Aga selles haridusvõrgus selle lapse hoidmine, selle kinni püüdmine ja tema juhtimine läbi selle võiks olla nagu üks suur koostöine teema ja see on ka väga suuresti usalduse teema. Nii et kui me selle usalduse sinna kõrvale mõtleme, siis kuidas meie oma lõiminguid üldse alustasime, oli küll väga praktiliselt vajalik. Meil loodi lihtsalt selline õpikeskkond, mis vajas täitmist. Me olime võtnud loomulikult Euroopa projektiga väga suuri kohustusi ja samas ka riiklik õppekava aastal 2011 ütles, et me peame siis juba hakkama ainetevahelisi lõiminguid tegema. Ja paraku on niimoodi, et kõik suured muutused sünnivad kindlasti ebamugavuses ja kindlasti mitte mugavuses. Ja täpselt selles punktis me oleme taaskord nüüd siis täna umbes 10-15 aastat hiljem, et meil on ebamugav ja loodetavasti saab olema meil varsti väga mugav. Aga meie lõime seda usaldust hoopiski mitte niivõrd kohe inimeste vahel, vaid me hakkasime seda usaldust looma enda organisatsiooni sees formaatide vahel. Ehk selleks, et aru saada, mida ma kellegiga üldse lõimima lähen, on oluline tunda seda vastast partnerit ja kuhu ma saan tegelikult heas mõttes üldse oma nina toppida ja kuhu tegelikult seda toppida üldse ei ole vaja. Ja meie võtsime siis oma organisatsioonis kätte ja ma ei tea, kui nüüd vaatate kõik peeglisse, ma ei tea, kes meil on erineva valdkonna inimesi seal ekraanide taga ja mõtlete, et kui palju te olete läbi lugenud siis riikliku õppekava, kui te olete mitteformaalse hariduse juhendaja näiteks või te töötate hoopiski ametnikuna, et kuidas te olete need dokumendid läbi töötanud sellise pilguga, et milline saaks üldse olla mitteformaalse hariduse rolli formaalse hariduse kõrval, ilma et me läheksime ära tegema formaalhariduse tööd või siis kus on see koht, kus me näeme, et formaalhariduses püstitatud eesmärgid on oluliselt suuremad, kui on võimekus seda päris elus ära teha. Ja meie esimene selline koostööle asumise samm oli tegelikult vaadata otsa oma partnerile üldse mitte otse silma, vaid nagu tema taustsüsteemi, kuhu me tahame siseneda, mis eesmärgil me tahame siseneda ja kas seda päriselt üldse vaja on. Ja see ei olnud siis mitte ainult nüüd see õppekava tasand, vaid lisaks oli ka see õppematerjalide ja vahendite tasand.
et me formaalhariduses teame, et meil on õpikud, töövihikud, töölehed, e-keskkonnad, e-õpikud, kus me kõik selles ühises ruumis neid noori hoiame. Aga teiselt poolt on siis see mitteformaalne haridus, kes loob oma materjalid ise, pakub loovat õppimist. Et see maailm on palju avaram, rohkem piirideta, aga samas allub ta ikkagi huvikoolides väga kindlatele nagu formaatidele ja tasanditele ja lävenditele ühest teise liikumisele. Et see usaldus nagu selle vahel, et mida nad õpetavad, mida need materjalid sisaldavad ja mida nad tegelikult üldse ei sisalda. Ma pean ütlema, et meie töötame loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ja meil oli see väga avardav vaade, sest me saime aru sellest, miks need lapsed neid asju ei tea, kui nad meie juurde jõuavad huviharidusse ja ka vastupidi, et miks formaalharidus ei saa neid teemasid rakendada, sest on asju, mida ei ole võimalik paberi ja pliiatsiga ära õpetada. Ja sealt poolt hakkasime me tegelikult seda usaldust valdkonna vastu ja üksteise vastu tegelikkuses looma. Ja alles järgmine samm sealt oli see koht, et tuleme laua taha kokku ja hakkame tegema koostööd. Ja selles koostööhetkes, kui formaalharidus saabub laua taha, on üks pingestatud osapool vähem. Ehk siis pingestatud on võib-olla siis formaalharidus, kes ei ole seda taustatööd kohtumiseks näiteks teinud, et mida seal huvihariduses pakutakse. Aga samas väga rahulik osapool, mitteformaalse hariduse pakkuja, kes kohtumisel näiteks minnes on tegelikult teinud endale väga selgeks selle mängumaa, milles formaalhariduse õpetaja ja laps siis iga päev koolielus ringleb. Ma täitsa Kaire tooks siia sisse teadusartiklitest sellise olulise informatsiooni ka, et mitmes kohas öeldakse, et oma valdkonnast väljapoole töötades just nimelt ongi vaja tegelikult õppida tundma seda teist osapoolt, sest kõige suuremateks murekohtadeks on vastutuse hajumine. Kui sa ei tunne seda teist ja töötada oma valdkonnast väljapoole, siis kipub vastutus hajuma. Selle sama asja pärast, et sa tegelikult ei saa isegi aru, millest sa vastutust võtad või mis sees ootab. Ja siis võib tekkida mõnes aspektis ka selle minna laskmine, kuna ei teadvustata isegi, et teise osapoole nõuded on näiteks need ja meie nõuded on need. See on selline huvitav, ma ei tea, kas see kuidagi kõnetab sind, et seetub see, Vastutuse jagamise kohta oli ka üks teie poolt esitatud küsimusi siin kuulajate hulgas, et kes siis võtab vastutust selle noore eest, et ma vastasin, ma arvan, et esimese lausega, et me tegelikult võtame kõik vastutust selle noore eest. Et küll on nagu see, et kui ta on kooli ajal ja koolijuht peab vastutama selle eest, et ta kooli territooriumil tegeleb sellega ja on hoitud ja kaitstud ja midagi seal ei juhtu, aga see võib-olla nagu see vastutuse teema tuleb hiljem ka nagu veel selle koha pealt välja, et kes üldse alustab selle lõimingu rakendamise sellisel viisil, nagu me täna seda ministeerium loob, eks ju. Et sellisel juhul ma ütlen, et selle vastutuse võtab ikkagi perekond ja võtab lapse vanem alates hetkest, kui ta pöördub kooli poole, et ta tahab neid aineid omavahel lõimida või ühte teises kasutada, siis see osapool, kellest me täna kogu selles protsessis väga vähe räägime, on lapsevanem. Et kui nüüd see vastutus nagu siia sellesse punkti tuua ja me peame arvestama tegelikult ka sellega, et seda lapsevanemat ei pruugi üldse olla. Et mitte kõik andekad õpilased ei tule väga tugevatest peredest. Et sellisel juhul võib hoopiski selle lõimingu ja ainete vahelise sellise arvestamise soovi lauda tuua hoopiski õpilane ise. Sest paraku on jah nii, et see tugi algab sealt kodust ja kui see kodust ei alga, siis kui laps on väga teadlik õppija, mida me loodame, et nad on, selline ennast juhtivad õppijad meil, juhivad meil oma hariduse tunnelist ennast kenasti läbi, siis me tõesti peame olema valmis selleks, et seda vastutust tahab võtta kanda hoopiski õpilane ise. Aga koostöökoht
kui ma läheksin nagu sealtpoolt edasi, et kuidas need koostööd nagu sünnivad või mis selles kooskõlas nagu oluline on, siis me võime juhtidena arvata, et suudame mägesid liigutada. Aga tegelikult on nii, et need mäed hakkavad liikuma alles siis, kui rohujuure tasandil hakkab toimima see koostöö. Et kui ma mõtlen nii, et me täna Pärnus võime öelda, et meil on väga tugev haridusjuhtide võrk, meil on väga tugev õpetajate võrk, meil on väga hea koostöö kohaliku omavalitsusega, kes väga hästi mõistab ja toetab ja ka rahastab meie koostöömudeleid, siis iga päev klassi ees nende lastega tegeleb ikkagi õpetaja. Ja kui õpetajate vahel seda koostööd ei ole, on väga raske ülevalt alla selle protsessiga üldse kuskilt minema hakata. Nii et see koostöökoht ikkagi sünnib seal õpetajate vahel ja meie läksime sellele koostööle sellisel viisil, et me ikkagi koondasime enda ümber valdkonna õpetajad ja saimegi kokku, andsime oma sisendit, tõime välja väga palju punkte, kus me mitteformaalse haridusega saame formaalharidust toetada, seda nende õppekavast lähtuvalt, seda nende materjalidest lähtuvalt ja tuues sinna kõrvale ka siis meie huvikoolides oleva õpetajate kompetentsi. Ja kuidagi see usaldus või kuidagi see mõttemaailm on natukene nihkesse läinud. Ma ise olen töötanud alates alusharidusest kuni siis praegu huviharidus ja üldharidus ja välja. Et kuidagi läinud nagu nihkesse, et kuidagi on nagu jäänud see mulje, et huvihariduses me tegeleme sellise, selline, kuidas ma siis ütlen seda, selliste väiksete, lihtsate, mänguliste tingeldongel asjadega. Aga tegelikult huvikoolides töötavad väga head oma valdkonna eksperdid, väga tugevate erialaste teadmistega, nad on oma valdkonnas omavad vähemalt magistrit, mõni ka doktorit, sinna hulka ka veel lisaks pedagoogilist. Tegelikkuses nende formaatide vahe on ainult õpetamise viisides. Ja sellest, et võib-olla siis üldhariduskooli õpetajal võib olla õpitud, ütleme siis üldised loodusainete õpetaja näiteks on ju. Ja meie võib-olla siis koolis on spetsiifiliselt siis geograaf või entomoloog või keemik või bioloog. Et see ainealane teadmine siis konkreetses valdkonnas on olnud õpetaja jaoks primaarne ja see pedagoogiline oskus ja soov seda ainet õpetada on tulnud juurde hiljem. Et siis võib-olla see koht oleks meie mõttemustrite muutmises kõige olulisem osa, et me kuidagi üksteist paremini mõistaksime ja aktsepteeriksime, et need teadmised on tänases õpetajate vähesuses ja näiteks LTT valdkonnas on eriti raske ka turule tulema uued õpetajad. Et selle teadmiste ja oskuste ärakasutamine täna ühises õpiruumis on väga suur väärtus. Ja kui me neid inimesi omavahel koostööle paneme, siis me saame sellest ka, tekib see üksteise kohta siis see parem tundmine. Et tegelikult mul on täpselt samaväärselt ja väga hea õpetaja vastas, kellega me saamegi koos seda õpilast siis suunata, kas siis individuaalselt või läbi siis grupilõimingu või kuidas iganes siis ikka erinev kogukond suudab seda ellu kutsuda. Ja, väga tore. Mul praegu seostub see, mis sa räägid ühe sellise väga põhjaliku metaanalüüsiga, mida tehti siis koostöö teemal organisatsioonides, just haridusorganisatsioonides ja tuli välja, et tõesti on olulised 3 tasandit, et see, mis toimub organisatsioonis või organisatsiooni kultuuris, organisatsiooni tasandil, et missugune on selle organisatsiooni koostöökultuur ise, sest see ka juba loob sellise hea pinnase ja millist toetust inimesed saavad, et üldse hoida sellist koostöökultuuri ja need väärtused. Ja siis seal see järgmine tasand on tõesti selle kollektiivi või meeskonna tasand ja 3. tasand on indiviidi tasand. Ja kui sa puudutasid seda kollektiivi tasandit või nagu siis
õpetajad siis ühes organisatsioonis omavahel suhtlemas, siis minu jaoks on nagu huvitav, et seal rõhutatakse, et väga oluline on jah, ikka seesama usaldus ja respekt ja inimeste vahelised suhted ja suhtlemine, aga ka rolli selgus ja teadlikkus ka oma võimust. Ja mida ma mõtlen siin võimu all, et võim on osaliselt jah, on positsioonide ja ametikohtadega seotud, aga väga palju võimu on meil inimestena, mis on meiega kaasas, eks nii-öelda õpetaja, kes on kogenud ja kaua töötanud või saanud tunnustuse, et need on sellised võimuliigid või võimutasandid või omab informatsiooni, eks, et suhete võim, infovõim, et neid võimuliike on erinevad, et vahel me nagu ei taba ära, et ka organisatsioonis sees võib olla see, et nagu teed midagi, rakendades oma võimu, aga siis ka ja mõjutab sellega koostöökultuuri, aga siis ka, kui tuleb väljapoole teha teise organisatsiooni esindajaga koostööd, et kas on võimekust võtta see, mina nimetan seda horisontaalseks ekspertiks, et nagu üks ei aseta ennast üle ja ütleb, et see kõlab juba vaata sellest nendes valdkondades, et formaalne ja mitteformaalne. Ma tahaks need tõsta nagu samale tasandile. Kõik on ju haridus. Et nagu see on see, millele ma mõtlen. Ma ei tea, kuidas see sind Kairi kõnetab. Jah, et need uksed võiksid olla rohkem avali üksteise suhtes, et natukene võiks olla see liigenduks, vaata, mis käib niimoodi edasi-tagasi, et ühest sisse ja teisest välja. Et sealt võib-olla tulebki see individuaalse lapse juhtimine läbi selle haridustee ja koostöös õpetajatega. Et meil on küll suurem kogemus selles, et kuidas me suudame erinevad hariduse liigid omavahel lõimuma panna õppekava toetavalt. Ehk siis, et me õpikeskkonnas, oma loodud õpikeskkonnas, loodusmajas suudame pakkuda praktilist õpet nendes valdkondades nende vahenditega, mida koolis kas ei ole või õpetajal ei ole nende tegevuste jaoks aega. Et see fookuse hoidmine sellele, et mida ja milleks on väga nagu oluline. Ja see teadmine ja see kogemuslik pool, et kui ma olen seda proovinud ja ma olen aru saanud, et oma teadmiste edasi andmisel või omandamisel mitteformaalses õppes selle mõju on kordades pikem kui paberi peal ja koolipingis õpitu, siis see tegelikult loob seda usalduse ja koostöövarianti. Aga kui me läheme sealt tunnelist läbi ainult ühe õpilasega, kes tuleb minu juurde ja ütleb, et ma ei tahaks nüüd enam käia näiteks füüsikatundides, et ma käin hoopiski praegu siin teie juures astronoomia huviringis ja meil on vaja hakata tegema sellist õpetajate, isegi mitte klassikollektiivsest põhist lõimingut, vaid me tegelikult hakkame lõimima omavahel ju seda poolt, mida me õpime formaalhariduses ja samas seda tugevust, mida me toetame siis mitteformaalses keskkonnas. Et seal kuidagi tundub mulle, et läheb see omavaheline suhe, õpetajate suhe tõuseb nagu edetabelist nagu veel kõrgemale, sellepärast et see on väga personaalne. Selle õpilase valik ühelt poolt ütleb, et ma ei tahaks justkui nagu sinu tunnis enam käia, sest ma käin ju seal teises tunnis, eks. Et justkui nagu õpilane saaks nagu valida selle ühe või teise osa. Aga mõistlik koostöövorm oleks ikkagi see, kus me suudame need osapooled ikkagi korraks tuua ühise laua taha ja aru saada nagu selles, et mis selle soovi ja valiku on esile kutsunud. Et kas selle on kutsunud esile üliandekas õpilane, kes osaleb 5 olümpiaadis aasta jooksul väga eri ainetes ja see on nagu koolile väga oluline, et ta tooks ära need tulemused nendelt teemadelt. Aga samas on ka väga kõrged standardid ainetes, kus öeldakse, et kui sul on 5X, siis ilmselgelt ole sa või Euroopa teine selles ei vähenda kuidagi nagu seda koormust koolis. Et need taustad on väga erinevad ja seal keskses on tegelikkuses laps.
ja arusaamine sellest, et mille järele on tegelikult, mis otsus oleks tegelikult vaja teha. Ja see ruum, et seal peaksid omavahel saama siis ükskõik kokku, kas siis kehalise kasvatuse õpetaja või treener, kas bioloogiaõpetaja koolis ja huviringis bioloogiaõpetaja, kas füüsikaõpetaja või astronoomiaõpetaja. Ja nad näevad tegelikult ju väga selgelt, missugune on see õpilane huvi koolis, milliste võimete tasemega ja õpetaja saab öelda, milline ta on klassis oma võimete tasemetega. Ja sealt edasi, loomulikult hakkab juba see töö, kus kohas kool saab toetada dokumentidega, et kes teeb avalduse, kuidas me õpiväljundeid hindame ühel või teisel pool, millised dokumendid on ühel või teisel pool olemas. Aga tegelikkuses see esimene samm on tegelikult ju see kohtumine selle meeskonnaga, et selge, meil on vaja, või meil on selline soov ja nüüd me sellest soovist lähtuvalt mõtleme, kuidas me saame seda teha kõige paremal ja toetavamal viisil. Järgmine küsimus on teile aeg, et selle juurde võib eraldi minna. Ja ma kuulasin siin, ma hakkasingi mõtlema, et see nagu väga mõnusalt vihjasid juba nendele näidetele, et kuidas saab, aga kas sa oleksid nõus ka mõnda näidet niimoodi täitsa konkreetselt avama, et selline hea praktika, hea kogemus, et mis inspireeriks kuulajaid? Siit samm edasi, et sa teed kuidas erinevad õpetajad võivad koostööd teha ja... No minu enda kogemuse, see on ühe andeka õpilase juhtimine läbi sellise toru ja see on olnud tõeliselt väljakutseid pakkuv, ühelt poolt kuulates noorte vajadusi, hinnates kõrvalt tema nagu koormust ja teiselt poolt selliseid vastandumisi siis väga selliste piiritletud ja nõudlike õpetajate nagu vahel. Et ma pean ütlema, et see ei ole olnud väga kerge tee just sellel samal põhjusel, et kuna noor on olnud vajalik koolile tulemuste jaoks, siis teisalt noore enda tundeid peegeldades on jälle ta tundnud nagu seda kohta, et ta võib-olla sellest 5 olümpiaadist oleks valinud ainult ühe, mis on tegelikult tema südamehääl ja millega ta päriselt tahab tegeleda. Ja teisalt siis nagu see koht, et kes pakub tuge sellele noorele, kes läheb siis seda oma individuaalset teed. Ja minu kogemus on selline, et noor ei taha tegelikult jääda üksi. Et ta ei taha töötada tegelikult ühel pool või nagu ainult teisel pool, vaid see ennast juhtimine tuleb ikkagi nagu kellegi nagu toel. Võt see tegelikult see tugi ei pruugi üldse olla see formaalharidusõpetaja ega ka see mitteformaalharidusõpetaja, sest mõlemal pool toimub see õppimise protsess. Aga seal justkui sealt vahelt oleks noore jaoks puudu veel see, kellele ta suudab reflekteerida neid oma vajadusi erapooletult mõeldes, et kas nii või naa või mis on see tema nagu parim tee. Ja võt see koht on olnud tegelikkuses see, et noore enda sõnade kohaselt, et olemine selles mitteformaalses õpikeskkonnas on aidanud tal toetada seda meelerahu kohta. Sest teisel pool on väga kõrged standardid ja nõudmised mitte kooli poolt ainult, vaid tema endal, sest et tavaliselt need andekad noored on ülinõudlikud eelkõige iseenda suhtes. Ja sealt kogu seda koostööd juhtida. Ja sealt tuleb veel üks teema mängu, mille peale minu meelest väga palju üldse mõelnud ei ole. On ikkagi, või ütleme kohaliku omavalitsuse esindajad, kes siin täna võib-olla ekraanidega ka kuulavad, on ikkagi see raha. Et kui me sellisel viisil ka neid kas erilisi lapsi või individuaalselt lähenevalt õpiteedele lapsi suuname, siis see ikkagi vajab mingit täiendavat ressurssi. Olgu see siis lihtsalt selleks, et korraks kokku tulla ja mõelda, kuidas me seda noort juhime, kas meil on vaja ressurssi selleks, et õpilast toetada selleks, et pakkuda talle järgmise tasandi õpetajad, kelle samamoodi tundi minek eeldab võib-olla nädal aega eeltööd, enne kui ta läheb andekat õpilast üldse õpetama ja see tund kestab 45 minutit, eks. Et tegelikult need proportsioonid seal taustas on hästi olulised ja see on minu meelest see koht, kus õpetajad saavad üksteist toetada.
et see õpetaja, kes formaalhariduses ütleb, mina suudan oma aja ja ressursi sees anda ära nii palju, aga ma ei, ja siis teisele poole sinna huvikooli õpetaja poole näiteks on ju, et aga ma ei suuda temaga käsitleda näiteks rahvusvahelise olümpiaadiks seda teist või kolmandat teemat. Et kuidagi nagu ka jagatakse seda koormust ja mõistetakse seda noort seal nagu paremini. Meie suutsime niimoodi õpilas ära jagada, suutsime ühelt poolt toetada, teiselt poolt toetada tema sotsiaalseid oskusi selle koha pealt, et kuidagi vaimselt terveks jääda ja üldjuhul meie valdkonna õpilased ei ole ka väga kuidas ma ütlen, ekstravertsed, nad pigem introvertsed, et toetada just nagu seda poolt, milles ta nagu nõrk on ja kooli pool siis toetada seda, et ta püsib selles vormis ja nad suudavad anda oma aineõpetaja põhiliselt siis maksimumi selleks, et noor inimene saaks tiivad. Nii et tegelikult see on võimalik, aga see oli ikkagi niimoodi, noh, ütleme siis niimoodi, et sellisel juhul koolijuhina olin nagu selle kahe formaadi vahel. Et ma jälgisin seda ühte poolt, kuulasin vahepeal õpilast ja teist poolt, eks, sest meil huvikoolides ei ole ette nähtud ei sotsiaalpedagooge, psühholooge ja karjääri inimesi ega veel kolmandaid asju, et tegelikult sellist indiviidi märkamine on nagu koolijuhi ja huvihariduses vähemalt väga oluline osa. Kuulates, minuga on praegu see mõte, et see tähendab ikkagi sellist märkamise võimet, tähelepanelikkuse võimet, sest need asjad, mida sa, Kaire, nimetasid, need on rohkem kui lihtsalt see tavaline võib-olla õppetöö raames või info edasiandmine või teadmiste edasiandmine. See tegelikult ju tähendab selle noore inimese märkamist, tema toetamist, ka tema vaimse tervise ja kogu selle koormuse märkamist ja tähelepanu, ja siis mitte ignoreerimist, vaid sellega tegelemist. Et see on päris nõudlik protsess. No siit võib olla selline, ma ütleks selline Pärnu näide ka, et me võime neid tasandeid mõelda väga palju, me võime panna selle lõimingu konteksti noore väga andeka inimese, mille näitab ma just tõin. Me võime tuua sinna sportlase, kes tegelikult on hoopis nagu oma karjääri poole teel. Et me võime sinna panna konteksti tõesti nõudliku lapsevanema, kes ütleb, et minu laps käib 5 korda nädalas tantsimas ja mitte üks samm kehalisest tema rohkem nagu teha ei taha, eks. Et neid tasandeid on täna seal päris palju, meil kokku lepitud neid vorme ei ole, aga kui oli siin ka küsimus, et kas õpetaja peab siis võtma nagu teadmiseks, et ta seal huvihariduses osaleb ja paneme lihtsalt nagu 5 ja ütleme, et sul ei ole vaja rohkem tundi tulla. Ütleme siis niimoodi, et võib-olla väga pragmaatiliselt kõige lihtsam versioon, eks ju, kui õpetaja tahab selle teemaga mitte tegeleda, aga kui ta tahab nagu päriselt aru saada sellest, et mis on see vajadus, kas see väärib seda 5 ja mis trennis see laps tegelikult üldse käib. Et ma ei tea, kas, ma ei tea, võtta spordinäite siin, et kas kehalise kasvataja õpetaja teab kõikide laste treeninguid, treeningkoormuseid ja tulemusi, et võib-olla see ikkagi pole nii palju nähtav. Kui ta selle vastu huvi tunneb, siis ta tõenäoliselt seda omab. Kui ta seda infot endale oluliseks pea, siis ta seda sellises mahus võib-olla ei oma. Aga võib-olla siin on nagu ikkagi toodud rohkem nagu seda kohta, et kui mul on ikkagi ma olen suusataja, ma käin suusatrennis ja talvel on minu hooaeg ja ma 5 päeva nädalas käin trennis ja 2 päeva nädalavahetusel ma käin võistlustel ja olen Eesti tipus 10 hulgas, siis kas on mõistlik nõuda kooli juures tehtavaid suusatunde või siiski võiks arvestada sellega, et see hinne on tõesti arvestatud, kehalisest hinda ei pane, et see on arvestatud ja me anname selle noorele võimaluse nende tundide arvelt õppida keemia kontoritööks või lugeda läbi raamat, mis tal on jäänud nädalavahetusel lugemata. Aga selline koostöö ikkagi sünnib nagu selle 4-poolses vastutuses või koostöös. Et seal on aineõpetaja, seal on huviringi õpetaja või treener, seal on lapsevanem, kes hoiab sellel silma peal,
et nii vaimne kui füüsiline tervis ja õpikoormus oleks noorel okei ja noor ise. Ja, suurepärane. Ma vaatan kella, et me hakkame nagu lõpupoole jõudma, aga et kui sa mõeldes oma kogemusele tooksid välja 3 aspekti, milles me võiksime paremad olla või kuidas edasi liikuda või kuidas nihutada sinna paremasse tulevikku kogu seda koostööd, arvestades, kus me praegu oleme? No, minu jaoks on ikkagi see koht, et kui sa ei alusta, siis mitte kuhugi ei jõua. Ja hirmul on tegelikult väga suured silmad, et me täna ei räägi masside liigutamisest, me tegelikult räägimegi või noh, ma olen üsna veendunud, et täna nende soovialadustega tulevad meie ikkagi juurde need, kes seda tõesti vajavad ja ma ei usu, et neid saab olema sadu koolis. Ja kui neid saab olema sadu koolis, no siis see on ikka eriti väärt väljakutse või siis on üliandekad ja toetamist vajavad noored. See on nagu punkt 1, et tegelikult kuskilt tuleb alustada, see üks kogemuslugu tuleb läbi teha, saada sealt arusaame, mis on koolile vaja, mis on lapsevanemale vaja, mis on lapsele vaja. Ja võib-olla siin korraks veel hästi põigates sinna, et mis on lapsele vaja. Siis kui me arvame, et laps tahab kõikidest nendest asjadest vabastust saada, siis see tegelikult ei pruugi üldse nii olla. Et nii nagu noor mulle ühel kohtumisel ütles, kus me sama lõimingu teemaga tegelesime, ütles, et aga miks te arvate, et me tahame loobuda muusikatundidest või kehalise tunnidest või kunstitundidest, et need on ainukesed tunnid, kus me klassimeeskonnana kasvame. Ja kui ma seal ei käi, siis ma ei ole osa oma kollektiivist. Aga kõik klassid ei ole ühesugused, aga lihtsalt selle mõtte võib-olla võiks endale nagu meelde jätta, et võib-olla see ei ole kõik nii nagu paistab ja nii hirmus, kui see nagu paistab, et ikkagi kuskilt tuleb alustada ja sellega tegelema hakata. Ja teine mõte on ikkagi see formaatide vaheline usaldus. Et kui me juba kanname sõna haridus, siis see haridus tähendab kõikidel tasanditel samaväärset mõistet, et õpetaja on nii huvikoolis, formaalhariduses kui ka üliõpilaste ees, et see kuidagi ei vähenda ega pisenda meid selle formaatide edasiandjatena. Ja kui me selle usalduse saaksime juba sellisesse punkti, et me ei käi ainult üldhariduskooli õpetajatele mõeldud konverentsidel või me ei käi näiteks ainult koolijuhtide konverentsidel, vaid ma vahepeal lähen hoopiski näiteks huvihariduse konverentsile, olles ise formaalhariduse õpetajaga, kuulaks teist osapoolt, mis on neile oluline, kuidas nemad toetavad meie õpilasi nagu sellel teisel pool. Siis me tegelikult oma üllatuseks võime avastada, et meil on veel väga palju potentsiaali, mida me ei ole ära kasutanud. Ja kuidas me saaksime palju lihtsamalt ja aega säästvamalt seda noort läbi selle tunneli juhtida. Ja see kõlab minu jaoks just see sama mõttena, mis ma alguses mainisin, et see avastuslikkuse säilitamine. Et mul on alati midagi avastada, mida ma praegu veel ei tea, kuulates teisi või minnes siis teise valdkonna konverentsile. Ja võib-olla siis lõpetuseks äkki nagu see mõiste, et oluline kogu selle protsessi juures on tegelikult aeg. Ja see aeg hakkab väikestest asjadest, et see aeg hakkab sellest, et me peame leidma aega ühes ruumis olla. See aeg hakkab sellest, et me peame suutma üksteist ja oma formaate taustas mingi ajaressursi arvelt endale nagu selgeks tegema. See aeg on ka selleks, et seda koostööd üldse kogeda. Ja aja jooksul 1 aastase intervalliga me saame juba 1 kogemuse, võib-olla 3 aasta pärast me ütleme, et meie süsteemid toimivad laitmatult ja me võime usaldada seda ennast juhtivat õppijat, kes ütleb, et ka nii saab. Ja selle tulemusena ei alane tema tulemused, ta on endiselt sama väärtuslik formaalhariduse õppijana ja koolile ja tema tähtsus on teisel pool sama oluline ka mitteformaalses õppes ja kunagi jõuab tööturult tagasi ja on õnnelik, et tal on just sellised õpetajad. Ja
ja mul siit väga resoneerub see mõte, et kuidas me nagu üldse arendame või õpime koostöötegijatena. Et noh, teada on see ütlus, et inimene õpib oma kogemuse kaudu, aga tegelikult me ei õpi oma kogemuse kaudu, me õpime oma kogemuse reflekteerimise kaudu. Ehk siis, kui me midagi lihtsalt oleme nagu läbi kogenud, aga me ei tegele sellega, et mida ma õppisin või mis see tähendas või mis minuga juhtus või mis meiega juhtus, siis meil jäävad olulised asjad nagu märkamata, õppimata. Ja seda sa mainisid enne ka, et mõtestada seda, et teha ühe korra see protsess läbi ja siis mõtestada, kuidas meil läks, mis sobis, millega tegelikult üldse rahul ei ole, tahaks teisiti teha. Ja siis, kuidas ma siis teen teinekord teisiti, et võtta neid kogemusi, refleksiooni pool, sest ma kuulsin, et ka noored tegelikult reflekteerivad ju. Väga hästi ja ma arvan täna isegi paremini, kui me oskame seda tegelikult arvata. Ja nagu me ütleme, et ega täna on noored oluliselt keskkonnateadlikumad kui meie siin kõik ekraanide taga kokku ja nad teevad väga tarku valikuid ja oskavad väga hästi reflekteerida nii oma käitumist, otsuseid mõjutada. Aga muidugi me peame ju saama aru sellest, et need noored, kellega me täna tegeleme või keda me hakkame siin lõimima, oma arengufaasis ei ole ju otsustusvõimelised sellises kohas, et me laseme kõik need ohjad nagu vabaks ja laseme noor, mis teeb, mis ta tahab teha, eks ju. Et me peame ikkagi suutma seal siis juhtimistasandil sekkudagi nendesse kohtadesse, et kes on selleks võimeline, kes ei ole võimeline. See, kes tegeleb täna tippspordis, kes tegeleb juba teadusmaastikul, siis ka tema enda enesedistsipliin ja otsustusvõime on hoopis rohkem arenenud võib-olla kui hoopis teises valdkonnas toimetavatel noortel. Et see peab meil ikka, see kontroll peab ikka jääma selle noore käekäigu üle. Et me päris nii ei saa teha, et üks kirjutab linnukesed paberile, et tema õppis minu juures selle ära ja teiselt pool, et tema õppis selle ära ilma, et ma tegelikult vastastikku ei kontrolliks nagu seda poolt, et kas see nüüd siis päriselt nagu kõik on ka juhtunud. Ja see ei pea olema igapäevane, see võibki olla esimene kord korra kvartalis paneme või poolaastas korra lähevad esimesed hinded välja, vaatame, mis tulemused on, kas huvikool on oma õppekavaga rea peal, kas me oleme oma formaalhariduse ainekavas seal maal, et me saame neid tulemusi kuidagi nagu võrrelda või vastupidi tuleb noor ja ütleb, et ma ei saa seda teemat vahele jätta, sellepärast, et see minu karjääris tulevikus on väga oluline. Ja mul kostus see ka, kui sa enne rääkisid, et tegelikult noor ka vajab seda mõtestamist ja ka sellest peegeldust, et kuidas mul siis läks või kuhu see kõik asetub või läbimõtlemine, et tema poolt ja kõva häälega kellelegi rääkimine ka, et mida ta siis on saavutanud või et ta tahab hoopiski seal muusikatoonis käia sellepärast, et olla oma kollektiivis või oma siis klassis või oma grupis võrdväärne liige, et kõik need kohad räägivad sellest, et noor vajab seda tuge ka suhtlemise pärast, et juba seepärast ei piisa sellest, et teha formaalselt kõik korda ja öelda, et sa said selle tulemuse või et sul on need teadmised olemas või et õpiväljendid on täidetud, et ei, et see on tegelikult rohkem, see on isiksuse areng ju, tema toetamine. See refleksioon igal juhul peaks selles protsessis olema üks osa. Kas reflekteerib noor, et kuidas tal selles protsessis on läinud, et lihtsalt küsimus on täna nagu seda, et mis on need toetavad tööriistad, mis neid selles aitavad. Kas me loome need tööriistad noortele, kas nad saavad slaideritel ikka liigutada oma õpioskusi paremale ja vasakule ja öelda, et ma olen omandanud 80% või 20%. Kas me saame sellest nagu mingi sellise lihtsustatud tulemuse enne meie nagu kohtumist noorega, kui me hakkame mingi tulemusi kokku võtma. Tegelikult täna me võib-olla tunneme puudust hoopiski nendest tööriistadest, mis aitaks meil seda aja ja energia säästlikult teha, sest ma kujutan ette, kui täna õpetajad teisel pool ekraani seal kuulavad ja mõtled, issand jumal, kust ma võtan selle aja, et hakata veel reflekteerima ja siis veel mingi teise õpetajaga kohtuma. Et mu töötunnid sai läbi juba kell 2 päeval, eks ju, sealt maalt saigi 7 töötundi otsa.
et seal on nagu võib-olla siis nüüd see mõttekoht, kus kohas juhid saavad appi tulla, et millisel ajahetkel me õpetajale seda aega tekitame ja millised õpetajad seda aega üldse vajavad, sest kindel ja selge on see, et kõik ainevaldkonnad seda ka tegelikult ei vaja. Et tekivad ikkagi väga konkreetse ainevaldkonna nagu suunad, kus kohas seda aega hakatakse siis koolilt nõnda nimetatud kauplema lapse ellu, eks ju. Ja need on meil täna juba teada, et üldjuhul on see muusika, väga suures osas on see sport ja LTT valdkonnas on tehnoloogia valdkond, näiteks meilt on ainult üks õpilane soovinud sellist ütleme siis tõendatud õpet meie juures saada ja see oli drooniõppes. Nii et see on ikkagi vastavalt ka valdkondadele hakkab see teema liikuma, aga avatud meelt ütleks ma selle peale. Ma olen selle mõttega väga hea õpetada, et avatud meelt ja siis sellist õppimisvalmidust kogu selles valdkonnas. Ja Jaana, kas sa soovid midagi siia lõppu hõigata veel? Või on hoopiski nagu küsimusi, mida me üldse täna nagu ei puudutanud. Ma püüdsin küll niimoodi silmanurgast jälgida ka seda, et mis selline on küsimused meile tulnud. Et on teemasid kindlasti, mida meie siin ei saa võib-olla ministeeriumi erinevate instantside kohaselt nagu ära teha, aga võib-olla sellised mõtteid liigutada küll. No nii, et kõlavad lõpusõnad meie mõtiskluste lõpetuseks, et aitäh kõigile kuulajatele, kes täna siin olid ja kõik need väärtküsimused on ka meil kenasti olemas, et kui on nagu huvi, siis me saame kindlasti veel nendele vastata või ennast nagu tagasi veel peegeldada, aga aitäh meid panema mõtlemast sellele teemale natuke süvitsi ja sellises koostöises ja usaldavas keskkonnas, et see on väga oluline. Aitäh! Ütlen omalt poolt ka suur tänu kõigile, kes kaasa mõtlesid ja oma mõtteid jagasid ja ma ainult loodan, et valdkondade vahel läheb koostöö järjest paremaks ja meil on läinud Eestis palju paremaks. Palju jõudu kõigile meile. Nii et hakkame pihta.